Selle sõna nimi on rasa-basa, kus ajad maitsed sassi kõik. Või on mingid ülduniversaalsed seadused või sa ei tea neid ja sa rikud neid ja siis sellega sa rikud oma karma, looduse harmooniat, teiste elusi, eks ju. Kuna sa ei tea või sa oled oma meelte ja keha ori, eks ju, et ütleme, et õhtul lähen magama, mõtlen, et ma ei lähe nii vara magama, et ma söön ka veel midagi. Suvaliselt sööd. No siis ongi. Suvaliselt sööd, magad halvasti, lähed hilja magama, hilja tõused ja siis imestad, et miks järgmine päev ei ole nagu seda energiat. Ja nii palju asju on ära teha, aga nad ei jõua teha ja päev on juba peaaegu läbi, eks ei ole jõudnud alustadagi. No et samamoodi vaimses maailmas on ka, kui sa vaatad need Krishna liilasi või Vedades kirjutatakse, kas kõrgemad planeedid, et seal on nagu oma süsteem ja seadused, inimesed ka teavad seda, et koos toimida, õnnelik olla, siis sotsiaalselt tuleb teha koostööd ja alluda loodusseadustele ja on olemas sotsiaalne kontroll heas mõttes, et ütleme kõrgkultuurides sa ei lähe, eks ju, vasakule paremale, vaatad mingi ilus tüdruk, tule siia. Ma ei tea, Gruusias seal oli ka, et oli ka seal ilus tüdruk oli, ma olin sõjaväes, ma olen sellest rääkinud ka. Kui on ilus tüdruk, siis tähendab ka vastutus ja abielu. Sa ei saa, nagu mul oli see sõber, oli sõbra õde, eks ju, oli selline Gruusia tüdruk ilus, et ütles, et sa mulle nii meeldid, eks ju. Aga ma teadsin, et Gruusias ei ole nii, et väike hüpe siia-sinna, eks ju. Seal ei ole hüpped. Kui sul on tüdruk, siis on täis vastutus. Et nagu sotsiaalne kaitse on, eks ju, mehed kaitsevad naisi selles mõttes, oma tütreid. Ja igal levelil nagu. Et demokraatia võib-olla selline häda ongi selles, et sisemiselt me oleme demokraatlikud, armastame kõike, aga käitume vastu tahele kohale tingimustele. Nii saab siis mäng toimida. See on nagu hakkame korvpalli mängima, teeme üks mängib hokikepiga, üks korvpalliga, üks, ma ei tea, seal üldse pudeliga, siis teeme mängime korvpalli. Ei ole, korvpallis on reeglid, eks ju. On üks pall, eks ju, on 2 korvi. Siis on süsteem, eks ju. See trennisüsteem, kuidas siis võimalikult hästi mängida. Kõik järgivad seda, kuigi hästi erinevad mängijad. Täpselt samamoodi materiaalses maailmas ka. Et kui me mõtleme, et teeme, mis me meeltele hea on, mingid suvalisi filme, haiget kunsti, haiget muusikat, haiget teatrit, eks, mis inimese teaduse alla viivad, siis sellest me vastuta, sellest see tulemus on nagu käes siis see lääne ühiskonna kultuuri tulemus. Et on nagu maailma kõige võimsam haigus Euroopas igal pool ja USA-s ja ükskõik kus. Modernses ühiskonnas on antidepressandid, depressioon, üle huvitav, eks ju. Et laseme kõik vabaks, eks ju, demokraatia, teeme mis tahame, ei ole vaja kontrollida. Nagu ma rääkisin, iseenda levelil on vaja distsipliini, siis on vaja, et sotsiaalselt on kontrolli all, siis on vaimne õpet, eks ju, vaimset elu kontrollib ja on su hea soovi. Et igal levelil on vaja, et see mäng toimiks ja on vaja reegleid teada ja kas meile meeldib või meeldi, süsteem juba on. Küsimus on, kas mis korrustel sa süsteemis osaled, eks ju. See on tamaguna korrus, sanskriti keeles teadmatuse ja pimeduse, eks ju, reeglid, kui sa sööd suvalisi asju, madalaid asju, jood madalaid asju, narkootilised asjad, suhtlus, seksuaalne vabadus, kõik see on tamaguna. Kirg on juba parem, kirg on juba seal, et teeme businessit, kõigile hea on, eks ju. Boorus on juba siis selle omakuse püüdmatuse jumalikud teadmised tulevad sisse sattva-kuna. Rajaguna siis kirg, nagu mõtlesin eelviimane. Seal on ka nagu omad korrused ja kas me tahame või ei taha, analüüsime või analüüsi, aga meie kannatused on sellega seotud. Tuleb mängureeglid ära õppida, isegi kui me võib-olla kõige kõrgemasse mängu ei pääse, siis vastata oma siis tasemele, et see järgmine samm teha. Palju ropendad, siis ropenda natuke vähem. Viina jood, siis hakka ka viina natuke vähem jooma, kui sa ei suuda kohe maha jätta. Niimoodi sa progresseerud, eks ju. Pesta ei viitsi ennast ja natukene pese vähemalt. Niimoodi ehitad ennast üles kõikidel levelitel. Et see on normaalne, kõik armastavad kõike, ongi üldine kommunism ja demokraatia sisemised hingetasemel. Jumala silmis on puhas armastus ja me oleme igavesed täis teadmisi. Aga nüüd nendes järgmises kihtides, me samastame nende kihtidega ja me ei ole need kihid, eks ju, see keha ja mõistus või eestlane või rikas või vaene.
siis sealt tuleb tagasilööke, sest materiaalne energia on dünaamiline, pidevalt liikuv, muutuv, sünd, surm, vanadus, haigused, eks ju. Kõik transformeerub, energia jaos seadus. Ja siis, kui sa sealt tahad nagu pesa ehitada, siis see pesa lõhutakse ära nagu ajafaktor, kaala tuleb ja lõhub ära selle.